Tartu maratoni rajapikkus oli 63 kilomeetrit. Tarvol kulus selle läbimiseks 3 tundi, 56 minutit ja 15 sekundit. Arvutage Tarvo keskmine kiirus ja siis ülesande teine osa on see, et Robin läbis selle sama distantsi keskmiselt 6 kilomeetrit tunnis rohkem kui Ott ning jõudis finišisse 1 tund ja 21 minutit varem. Leidke Oti ja Robini keskmised kiirused. Nii et ma arvan, et mõistlik on neid ülesande pooli lahendada eraldi, sellepärast et need on erinevad ülesanded sisuliselt. Kõigepealt siis ma arvan, et kui on tegemist mingi kiiruse või liikumisülesandega, on hea teha tabel, et seda lahendada. Nii et kõigepealt vaatame siis seda Tarvot, seda A osa ülesannet. Tarvo. Nii, teeme temale tabeli. Teame, et distants ehk siis teepikkus oli 63 kilomeetrit. Samuti me teame, kui kaua tal läks selle läbimiseks aega. Aga see aeg on nüüd antud niimoodi, et on tunnid, minutid ja sekundid. Ja ma arvan, et kui me tahame arvutada kellegi keskmist kiirust, siis meil on hea seda teha tundides. Nii et teeme sellest 3 tunnist, 56 minutist ja 15 sekundist. Teeme sellest kõigist tunnid. Lihtne oleks seda näiteks arvutada niimoodi, et me teeme kõik selle minutiteks ja siis vaatame, kuidas me selle tundideks saame. Et 3 tundi on 3 korda 60, sellepärast et tunnis on 60 minutit. Siis me liidame sellele 56, sellepärast et meil juba on 56 minutit olemas. Ja siis kui me tahame sekundeid teha minutiteks, siis ühes minutis on 60 sekundit, nii et me jagame need 15 sekundit 60-ga. Nii et me saame 236 minutit pluss siis 15 jagatud 60-ga on 1/4, nii et 0,20, nii et 0,25, nii et me saime, et see on 236,25 minutit. Ja nüüd ma arvan, et võime selle teha tundideks ja kuna minutis on, või tunnis on 60 minutit, siis me saame selle jagada kõik 60-ga. Ja selle, kui kalkulaatoriga arvutada, siis see tuleb selline pikk ja kohmakas arv, aga meil on vaja seda pikka kohmakat arvu, sest see on täpne. Ehk siis see on tunnid. Nii et me saame panna kirja, et tema aeg, et läbida see distants, oli 3,9375 tundi. Ja nüüd nad tahavad teada tema keskmist kiirust. Nii et siin on see kiiruse lahter. Kiirusega on selline lugu, et kõik ilmselt füüsikas teavad ja see on tegelikult ka juba algklasside matemaatikas, et kiirust arvutatakse niimoodi, et jagatakse teepikkus ajaga. Kui see ei taha üldse meelde jääda, siis me teame kõik on ju, et kiirust mõõdetakse näiteks kilomeetrit tunnis või millimeetrit sekundis või midagi sellist. Harilikult kilomeetrit tunnis, sest see on harilikult nii kiiresti, kui asjad liiguvad, autot me mõõdame ka kilomeetrit tunnis. Nii et saab mõelda niimoodi, et see on kilomeetrit tunnis, ehk siis kilomeetrit jagada tunniga. Ma peaks siia tunni maha teha. Ehk siis see on ka põhimõtteliselt teepikkus, mida mõõdetakse kilomeetrites, jagatud ajaga, mida mõõdetakse tundides. Et see on üks viis see meelde jätta. Ja nüüd, kui me tahame leida Tarvo keskmist kiirust, siis me lihtsalt jagame siis vastavad arvud. Et Tarvo keskmine kiirus on siis teepikkus, ehk mis on 63 kilomeetrit, jagada siis ajaga, mis on 3,9375 tundi. Ja kui see kalkulaatoriga arvutada, siis see tuleb väga täpselt ilusti 16 kilomeetrit tunnis. Nii et ma panen selle kirja 16. Ja see ühik on siis kilomeetrit tunnis. Ja see on ka esimese selle osa õige vastus. Nii et me selle oleme leidnud. Nüüd me hakkame tegema seda ülesande teist osa, mis on, et Robin läbis selle distantsi
keskmiselt 6 kilomeetrit tunnis rohkem kui Ott ja jõudis finišisse 1 tund ja 21 minutit parem ja siis on vaja leida kummagi keskmine kiirus. Ma natuke zoomin välja, et me saaks vaadata, mida ma kirjutan samal ajal, kui ma kirjutan. Nii et ma arvan, et teeme selle siia. Ma arvan, et siin on ka mõistlik teha tabel. Et kuna meil on mingid asjad mõlema poisi kohta teada ja siis mingid asjad ei ole teada, siis me tõenäoliselt peame ka kasutama tundmatuid ja lahendame siin võrrandisüsteemi. Et vaatame. Kõigepealt meil on Robin. Ja siis meil on ka Ott siin all. Tabel. Jälle. Nii. Ja mis me mõlema poisi kohta saame öelda, et on sama, on tee pikkus, mis need läbivad, mis on mõlemal 63 kilomeetrit ja selle me saame tekstist. Ja siis meil on vaja ka leida aeg, mis meil põhimõtteliselt on mingil määral antud. Siin, mis meil on öeldud, on see, et Robin liikus kiiremini ja jõudis finišisse Otist nii palju varem. Ma arvan, et oleks mõistlik, kui me võtaksime Oti kiiruseks näiteks X-i, sest me ei tea, kui kiiresti Ott liikus, aga me teame Oti kohta. Tegelikult ma võtan mingi teise värvi, ma võtan mingi rohelise. Võtame Oti kiiruseks X-i. Me teame, et Robin liikus siis vastavalt 1 tund ja 21 minutit kiiremini. Nii et ma arvan, et on ka mõistlik, kui me teeme selle 1 tunni ja 21 minuti jälle tundideks, nii et 1 tund, 21 minutit. 1 tund on endiselt 1 tund, aga me liidame sellele 21 minutit. Kuna ühes tunnis on 60 minutit, siis me teeme 21 jagatud 60-ga. Kui see arvutada ära, siis see tuleb 1,35 tundi siis. 35 tundi. Nii et me saame öelda, et jõudis finišisse nii palju varem, siis me saame lahutada selle Robini ajast, sest ta liigus kiiremini, järelikult teisel kulus rohkem aega. Hästi. Ja nüüd, mis meil on vaja, viimane asi, on keskmine kiirus, mida meilt ka tahetakse saada. Ja me teame, et Oti või tähendab Robini keskmine kiirus on 6 kilomeetrit tunnis rohkem kui Otil. Nii et me saame näiteks panna siia kirja, et ütleme, et Oti kiirus on Y, aga Robin liigub 6 kilomeetrit kiiremini, siis see on Y plus 6. Ja nüüd siin me saame samuti jälle kasutada vastavat seda valemit, mida kõik on õppinud, mis on, et kiirus on teepikkus jagada ajaga. Ehk siis jälle nagu kilomeetrit tunnis oli see viis, kuidas see meelde jätta. Nii et me saame öelda, et kui Robini liikumiskiirus oli see Y plus 6, siis see on tegelikult samaväärne sellele, et tema liikumiskiirus on 63 kilomeetrit, jagada siis vastavalt X miinus 1,35 tundi. Ja siis vastavalt Oti kiirus on 63 jagada X-iga. Ja nüüd teades kõike seda, me saame panna nad võrratussüsteemi koostada. Meil on Y plus 6 võrdub 63 jagada X miinus 1,35 ja Y võrdub 63 jagada X-iga. Ja see on meie võrratussüsteem. Ja ma arvan, seda võrratussüsteemi on hea jagada või kasutada selle lahendamiseks asendusvõtet. Et see Y on kummaski võrrandis sama väärtusega. Nii et siis me saame võtta selle alumise Y ja panna tema väärtuse lihtsalt selle teise väärtuse asemele. Nii et me asendame põhimõtteliselt selle Y väärtuse siia asemele. Nii et me saame selle 63 X-i, mis oli see Y asemel, pluss siit samast ma võtan 6 võrdub 63 jagada X miinus
1,35. Nii, ja nüüd ma tahan seda arvutada, et seda arvutada mul on hea panna, mis ma saan teha näiteks, on see, et ma panen mõlemad pooled, arvutan niimoodi, et nad saavad samale murrujoonele. Parem pool juba on samal murrujoonel, vasakul poolel see 6 on eraldi. Nii et ma laiendan seda 6 x-iga, mis tähendab, et ma põhimõtteliselt korrutan selle lugejat ja nimetajat x-iga. Ehk siis ma saan 63 x-indiku pluss 6 x-i jagada x-iga. Ja see võrdub siis 63 x miinus 1,35. Ja kuna murde saab liita oma vahel, siis kui nad on sama nimetajaga, siis ma saan teha nüüd 6 x-i pluss 63 jagada x-iga, ehk siis põhimõtteliselt see 6 x-i ma liitsin sellele siin. Ja siis see võrdub 63 jagada x miinus 1,35. Nii, ja nüüd see näeb natuke hirmus välja, aga me saame kasutada siin võrdepõhiomadust, mis on sisuliselt see, et ma saan korrutada selle poole ja need on sama väärtusega. Ehk siis, kui ma nüüd ma võtan selle 63 ja korrutan selle x-iga. Nii et 63 x-i on sama, kui ma korrutan selle esimesest või panen vasakust poolest 6 x-i pluss 63 ja korrutan selle x miinus 1,35-ga. See on võrdepõhiomadus, mida ma just kasutasin, et saada seda lihtsamaks teha, seda arvutust. Nüüd siit edasi ma pean korrutama lahti need vastavad sulud. Nii et siin vasakule poole mul jääb endiselt 63 x-i, aga paremalt poolt ma hakkan arvutama. Nii kõigepealt ma vaatan, 6 x-i korda x on 6x ruudus ja 6 x-i korrutada miinus 1,35. See on kalkulaatoriga arvutades miinus 8,1 x-i. Siis arvutan, siit on 63 x-i miinus, jälle arvutan kalkulaatoriga, tuleb miinus 85,05. Vot, ja nüüd ma saan siit vaadata, mida ma saan kuidagi lihtsustada. Ma vaatan, et siin ühel pool on 63 x-i, teisel pool on 63 x-i, lahutan mõlemalt poolt 63 x-i, või siis võib mõelda niimoodi, et ma viin selle teisele poole võrdlusmärki, aga muudan siis märki. Ja nüüd siia mõlemale poole jääb 0. Nii et mis meil jääb alles? Või mõlemale poole jääb 0, aga need taanduvad oma vahel välja. Ehk siis meil jääb alles 6 x-i või x ruutu miinus 8,1 x-i pluss, miinus 85,05 ja see võrdub 0. Ja nüüd ma saan kasutada ruutvõrrandi vähendamise valemit, mis on siis x1 ja 2 võrduvad negatiivne b pluss miinus b ruut miinus 4ac jagada 2a-ga. Vastavalt siis meil on miinus b, ehk siis meil on 8,1 pluss miinus 8,1 ruudus miinus 4 korda a ehk siis 6 korda c ehk siis miinus 85,05 ja see on kõik jagada 2a-ga ja siis a meil on 6, nii et niimoodi. Ja nüüd ma arvan, et seda on ka mõistlik arvutada kalkulaatoriga, sest see on suhteliselt ebamugav asi, mida peast arvutada. Nii et ma arvutan ka kalkulaatoriga, mis see tuleb. Ja murrujoone alt, mitte murrujoone alt, vaid sellest
Juurimisest me saame 45,9 jagada siis 2 korda 6 on 12. Nüüd siit tuleb 2 lahendit. Esimene lahend on 80,1 pluss 45,3 jagada 12-ga, mis on 4,5. Ja siis teine lahend on 8,1 miinus 45,9 jagada 12-ga. Ja nüüd juba seda vaadates ma tean, et tegelikult see lahend ei sobi. See on võõrlahend. Miks ta minu teada ei sobi, on see, et siit tuleb negatiivne arv ja me arvutame praegu x-i. X meil oli aeg ja negatiivne aeg või ajaväärtus ei saa olla negatiivne, ehk siis võõrlahend on siin. Aeg ei saa olla negatiivne. Aga meil ei see x alles, nii et me saame öelda, et Oti kiirus oli 4,5 või tähendab aeg oli 4,5. Ja nüüd, kui me teame Oti kiirust, siis me saame arvutada, või vabandust jällegi, mitte kiirust, vaid me teame tema aega, siis me saame arvutada kõik teised asjad. Et siit me saame arvutada, meil oli 63. Nüüd see x, me teame seda x, see on 4,5. 4,5 miinus 1,35 on kalkulaatoriga arvutades, see tuleb täpselt 20 ja see on siis kilomeetrit tunnis. Ja see on vastus. Ja siis teine on 63 jagada see x, mis me saime juba arvutasime välja 4,5 on siis kalkulaatoriga arvutades ma saan 14 kilomeetrit tunnis. Nii, see on see teine vastus. Ja nüüd vaatame, kas see on ka õige. Jah, Oti kiirus oli 14 kilti tunnis ja Robinil oli 20 kilomeetrit tunnis. Nii et see on see, kuidas seda ülesannet saab lahendada.